Nii, peaks olema vist mikrofon sees. Ma arvan, me võime alustada, et ma teen põgusa sissejuhatuse ja siis hakkame juba poistega tööle. Olen siis Ott-Erik Kalmus, ametid on võib-olla mitu, üks on kindlasti siis korvpalli üketreener. Töötan siis Tartu korvpallikoolis ja on kusagil 4-5 vanusegruppi ning esindusmeeskond ka siis. Lisaks sellele olen siis sellest aastast ka U18 koondise üketreener ja lisaks siis igapäevaselt võib-olla treenin veel individuaalsportlaseid, olen üketreener nii vehklejatele, freestyle suusatajatele, sprinteritele ja nii edasi. Ehk pigem kõik mu võib-olla see töö keskendubki siis spordile ja ükele. Lisaks sellele olen siis ka sporditeaduste doktorant, hetkel on käisil 2 aastat, teine aasta, kui kõik läheb hästi, siis võib-olla paar aastat veel õppida. Mis veel, olen siis treeningmetoodika lektor ja valdavalt keskendungi siis erinevatele sooritusvõime arengumetoodikatele. Ja täna kutsuti siis siia rääkima natukene võimsustreeningutest ja plüomeetria treeningutest, ehk kuidas siduda see siis võib-olla rohkem korvpalliga. Võib-olla see suund on natukene rohkem noorsportlastele suunatud, ehk me täpselt ei vaata, kuidas võib-olla NBA mängijad või Euroliiga mängijad peaksid tegema plüomeetriat, pigem vaatame, kuidas siis teismea ja noored korvpallurid võiksid siis erinevaid hüppeharjutusi, plüomeetria või võimsusharjutusi oma treeningutel siis rakendada, muidugi treeneri juhendamisel. Me saamegi vaadata erinevaid vanuseid, kui vahepeal on mingisugused küsimused, et me teeme niimoodi, kas see on okei või et see, mis mina siin ette näitan, et see on täiega mõttetu saast, andke mulle julgelt märku, et kõik arvamused on nagu oodatud, et võite julgelt küsida. Meil umbes 1,5 tundi läheb, natuke õppu, et on ka aega küsimuste vastamiseks, kui tekib üldse. Ja ma arvan, me võimegi alustada siis üldse sellega, et vaatame, mis see võimsus endast kujutab ja mis see plüomeetria siis on. Võimsuse on siis üks kehaline võime, nagu me teame, et on vastupidavus, kiirus, jõud, siis võimsus on justkui kiiruse ja jõukomponendi omavahel niisugune kooslus, mis siis tähendab seda, et me peame võimalikult kiire ajaga rakendama võimalikult palju jõudu. Kõige tüüpilisem näide oleks võib-olla siis erinevad klassikalised tõstmised. Kang on maas, ma pean selle pea kohale viima, kui seda kiiresti ei tee, siis suure tõenäosusega kang mulle siia pea kohale ei tule. Ehk korvpalliliigutustel samamoodi, kui me teeme suunamuutused, petteid, vahetlõikeid, lay-upid, mis iganes see peatrõngas siin vahepeal oli ka, need kõik vajavad võimsust. Ehk nii, kui me jala kontakti maaga paneme, siis meil on väga väike aeg, et mingisugune jõud genereerida, et sealt järgmisse sammu liikuda, üles minna või hakata mingit muud liigutust tegema. Ja läbi plüomeetria treeningu me saame seda võimsust siis arendada. Tihtipeale ka, kui me võib-olla teeme mingit hüppeharjutusi, siis tuleb nagu argument vastu, et me ei hakka kõrgushüppajateks või kaugushüppajateks. Ehk see plüomeetria iseenesest ei olegi mingi kõrgushüppajate või kaugushüppajate treeningmeetod, see ongi meetod, mis arendab siis võimsust, mis võiks siis üle kanduda siia meile väljakule. Ja plüomeetrial on ka siis mitu võib-olla sellist erinevat tüüpi, millele me tahame siis rõhku pöörata ja need me täna kõik vaatame ka läbi. Ei olegi ainult, et ma tahan olla hammastega rõngas, aga võib-olla ma tahan, et ma see kontaktaeg maaga väheneks, et ma liiguksin ühest asendisse teise või et mul see pidurdusjõud või võimsus oleks piisavalt hea. Siin on mul väike selline tahvel siia otseselt nagu, kes välja ei suumi, pole probleemi, et räägime kõik siis läbi. Plüomeetriaga me saame siis hinnata erinevaid liikumissuundasid. Kas me siis teeme plüomeetria või hüppeharjutuse teeme näiteks vertikaalselt, ehk me üldjuhul teeme ülesliikumisega, kas me teeme siis horisontaalselt ehk mööda maad edasi või mööda maad edasi näiteks lateraalselt ehk erinevad külgliikumised või see on erinevad kompleksid, kust hõlmab ka võib-olla rotatsioonelemente. Kõikide nende plüomeetria harjutustel on selline lihase väga kiire pikenemise ja lühenemise tsükkel, ehk ta koosneb justkui 3 väga kiirest lihaskontraktsioonist. Esimene see kontraktsioon ongi see ekstsentriline. Kui ma panen jale maha, siis minu lihased tekitavad üks ekstsentrilise lihaskontraktsiooni, ehk nad pikenevad esialgu. See aeg, kui ma olen maapinnal,
on selline amortiseerumise faas. Lihased rakendavad justkui niisugust isomeetrilist lihasjõudu ja tõukefaasis on siis kontsentriline, kus mul lihas lüheneb. Ehk me neid kõiki eraldi saame siis ka treenida ja võiksime siis treenida. Eriti kui me räägime noortest, kellel võib-olla niisugune oskus tõugata, maanduda, liikuda, ei ole veel nii võib-olla hea vilumusega. Lisaks me saame vaadata siis ka koormuseid, et kõik hüpped ei ole justkui võrdväärsed. On mõned hüpped, mis tekitavad väga suurt koormust meie lihastele, vähem võib-olla kõõlustele või siis vastupidi. Osad on siis väga suur kõõluse koormav komponent vähem lihastele. Ja samamoodi siis saame arvesse võtta ka sellised koormused närvisüsteemile, et osad on väga rasked, milles meie taastumisvõime pikeneb, osad on võib-olla natukene lihtsam, kus see mõtlemisvõime justkui puudub. Kontaktajast natuke rääkisin, et me saame samuti vaadata neid plüomeetria harjutusi kui kiire kontaktajaga ja madala kontaktajaga. Ehk see kiire kontaktaeg üldjuhul loetakse, mis on kuskil 250 millisekundit ja vähem aega, kui me oleme maapinnal. Kõik, mis on sellest 250 millisekundist natukene aeglasemad, on siis aeglase kontaktajaga. Ja korvpallis me peaksime siis arendama mõlemat. Et võib-olla sprinteri näitena tuua, et sprinteritel on aeglane kontaktaeg vaid esimesel või teisel sammul, ülejäänud on kõik kiire kontaktajaga plüomeetria kiirjooks. Korvpallis me peame mõnikord tempo maha võtma, tegema mingi suunamuutuse pette, kus me see jalg on kauem maas. Me peaksime arendama siis natukene laiaulatuslikumaid erinevaid plüomeetria harjutusi. Ja hakkamegi vaikselt siis erinevaid harjutusi vaatama ja kuidas neid siis sisse võib-olla tuua korvpallitreeningutesse. Alati kõige mugavam oleks see, kui meil on olemas võib-olla jõusaal, kus me saame nii hüpata, kangi tõsta, topisharjutusi teha, aga me saame ka väga edukalt seda teha siis siin saalis ja see ülekandeefekt võib olla isegi natukene parem, kus me saame natukene võib-olla korvpalli spetsiifilisi või erialasid liikumisi ka sisse tuua või siis sujuvalt minna plüomeetrialt üle korvpallitreeninguks. Ja esimesena me vaatamegi siis sellist võib-olla kontseptsiooni, mis on siis sektormudel. Sektormudel siis jagab või annab meile mingisuguse suuna kätte. Et need samad elemendid, mida me enne saame jagada plüomeetriaks, siis see sektor samamoodi jagab neid ja me saame siis lihtsamalt valida harjutusvara. Ja alustame siis 3. sektorist, mis üldjuhul sobib siis näiteks soojendusharjutusteks. Et üldjuhul, kui me soojendust korvpallurid teevad, siis me tüüpiliselt näeme erinevaid dünaamilisi venitusi, mis võib-olla ei ole kõige praktilisemad alati. Sest kui me nad teevad seda väga väikese liikumisnurgaga ja teevad võib-olla selliselt lõdvalt, siis ega me väga palju mingit mobiilsust liikuvust seal ei arenda. Et üks osa kindlasti soojendusel noortel võiks olla siis mingi plüomeetria, et me saavutame mingisuguse kasu. Esimene siis sektor, mida me vaatame, on 3., kes siia tahvlile näeb, siis 3. sektorit iseloomustab siis madal koormus, ehk meie närvisüsteem, kõõlused, lihased ei saa veel väga suurt niisugust pauku, aga ta on kiire kontaktajaga. Ehk me valmistame justkui sportlase üldjuhul alakeha, siis selleks algavaks treeninguks võib-olla paneme valmis. Et ma arvan, et te võite tulla siia võib-olla 5-6 passi hetkel ja vaatame siis, millised on mingid tüüpilised madala koormusega, kiire kontaktajaga harjutused, mis väga palju aega ei võta. Et te võite harveneda siia sinise joone taha, näoga siis siia publiku suunas. Võtke niimoodi, et kusagil 1,5 meetrit või meeter on teie vahel ruumi, et siis kui me teeme erinevad suunad läbi, siis ei jää üksteisele ette, ei põrka kokku. Esimene on lihtne, enamus on seda kasutanud, on kerged pöiahüpped, et me paneme väga palju rõhku just kanna kõõlusele ja niisugusele jäikusele. Ehk esimene, mida teete, me teeme kõik hetkel 10 sekundit, on 2 jalaga joonest jooneni, ehk jooneni, tagasi, edasi-tagasi liikumise suund. Ja teete 10 sekundit, intensiivsus on hetkel kusagil 50%, te ei pea tuhhiga panema. Valmis ja võite paugutada. Hästi. Ja kõik. Teete sama, aga nüüd ma tahan, et teeksite nii kiiresti kui vähegi võimalik.
nii kui lähete üle joone, kohe peate tagasi liikuma. Mida vähem aega olete maas, seda parem. Teete 10 sekundit, võite käed tööle panna, ehk andku hoogu juurde. Ja läheb. Hop. Ja aeg. Hästi. Nüüd sinna vahele me alati võime tuua need dünaamilised liikumisharjutused, ehk nad kõnnivad näiteks põlvetõste, vibutused, väljasted küljel liiguvad teise suunda ja tuleb järgmine pliomeetri harjutus. Me neid dünaamilisi liikumisi täna läbi ei tee, sest meil pole võib-olla nii palju aega. Ehk praegu oli edasi-tagasi ja rohkem olid siis horisontaalsuunalised. Olge küljega, tulevad lateraalsed, 2 jalga, joonest jooneni, teeme 7 sekundit hetkel ja tuleb maksimaalkiirusel. Ja võib. Hästi aeg. Väga hea. Praegu teeme kõik siis 2 jalaga. Üldjuhul kõik harjutused, mida me teeme 2 jalaga, eriti hüpetel, on veel madalama koormusega. Kui me tooksime nüüd ainult unilateraalsed, ehk siis teevad kõiki asju 1 jalaga, on see koormus mõneti suurem. Teete mulle sama, aga ma tahan, et hüppaksite nüüd otse, diagonaali ja tagasi. 2 jalaga, üle joone, maandute 2 jalaga diagonaali ja tagasi. Ehk nüüd tuleb justkui selline lateraalse ja horisontaalse vahepeal, ehk võib-olla diagonaal on kõige parem öelda. Ja teeme 7 sekundit. Ja läheb. Diagonaal tagasi. Aeg. Teeme teise poolele ka kohe ja läheb. Hästi aeg. Et neid variatsioone on mitmeid, siin on lihtsalt 4-5 näidet. Sama asja saame teha läbi 1 jalaga, sama asja me saame teha näiteks 2 hüppet edasi, 2 hüppet tagasi, ehk me saame neid progressioone tuua järjest enam sisse, kui me näeme, et näiteks meie noorsportlastel see vilumus on juba hea ja tahame tuua sisse võib-olla midagi uut. Et efekt on sama, madal koormus, kiire kontaktaeg, kõõluste jäikusele suunatud. Nüüd ma tahan, et teeksite sama, aga ma tahan, et hüppe pikkus oleks kuskil 0,5 meetrit. Teete edasi liikumisel, kui te hüppate 0,5 meetrit edasi, 0,5 meetrit tagasi, siis proovite hoida puusad kogu aeg keskel. Ehk kui te siit hüppate, siis jalad lähevad taha enda ette. Okay? Teeme 10 sekundit. Esimese hooga võite panna natuke rahulikumalt. Harjutus on käpas, pange hoogu juurde. Ja läheb. Hop. Ja nüüd käed ka tööle. Hop, hop. Ja, ikkagi madalalt. Hästi. Nägite nüüd 200 variatsiooni, üks oli väga lühike, teine oli pikem. Mis muutus peale selle, et hüppasid kaugemale? Kontaktaeg suurenes, mis tähendab seda, et me rakendasime igal hüppel natukene rohkem jõudu, ehk me teeme selle jõukomponendi rohkem sisse. Teeme sama asja küljega, üldjuhul küljega on kiirem. Valmis, hop! Ja hästi, uhkus. Ehk samamoodi me läksime üle siis kiiretelt, vähem kiiretele ja rohkem jõudu. Alati võib ka vastupidi pöörata, aga siin on juba tõuke ja pidurdusjõud meie põlvele ja hüppeliiges on natukene suuremad. Mistõttu iga kord, kui me ette hüppame, me läbivad siis kõõlused pidurdusjõud, mis on üldjuhul juba niisugune riskifaktor erinevate hüppajapõlvede ja ülekoormussündroomide selliseks faktoriks. Ehk me tõstame ka nende hüpetega siis seda koormustaluvust. Et kui me neid hüppeid väga ei tee, siis suure tõenäosusega, mitte alati, võivad tekkida just erinevad probleemid noorsportlastel, kellel hakkavad võib-olla kannad valutama, hilkad valutama, hüppajapõlv on võib-olla kõige iseloomulikum. Et me teeme hüppeid, et hüppajapõlve võib-olla seda tekkeriski vähendada. Aga jah, et need olid mingid soojendusharjutused, kus ma otseselt palli ei kasutanud. Neid tuli siia nüüd. Ja. Võite igaüks võtta ühe palli, liigume edasi. Ja võite tulla siia täitsa 2 ritta.
topispalle veel võtke. Ja tulge siis kahele poole, üks seisab siis siin, näoti, teine seal. Võtsite kõik, tulge korvpallidega siia praegu. Võtke teiega korvpallid praegu, pange topised ära. Eesmärk on lihtne, tahan, et hüppaks sees oleva jalaga, koonuste järgi, sinna, tagasi, sinna ja lähete ründate korvi. Kõik, ühe jalaga, pall on kogu aeg käes. Paus, tõuge, lähete kergele leiapile hetkel, kõik, koos võite minna, kokku ei põrka. Siin on lihtsalt üks näide jälle, kuidas me saame ka tuua korvpalliga sisse, samamoodi madalat koormus, võrdlemisi kiire kontaktaeg lateraalselt. Ja. Vahetage siis näiteks suunda, tehke teise jalaga ka. Ja, proovige kogu aeg enam-vähem kohakuti olla torbikutega. Tehke igaüks ühe korra veel. Nüüd ma tahan, et viimasel torbikuga tahate korvi ründama, kui siit maandute, sest te ei astu siit niisama ründama korvi, võt samamoodi tõukate küljele, aga lähete juba siit natukene suurema inertsiga minema, kui teete hüppe ära, viimasel hüppel te tõukate ja lähete siit. Okei, pange nüüd veits tuhki sisse. Muu on kõik sama. Torbikute järgi. Ja, vale jalg, sealt ei saa tõugata. Taga oleme jalaga, vahet jalg ära. Ja tõuka. Vale jalg. Et mis üldjuhul juhtubki, kui me ei saa kohe näiteks palli või seda liigutust järele teha, on see, et me siin võime selle harjutuse teha võrdlemisi korralikult. Me tahame külgsuunalist tõuke, jõudu, kiirust, võimsust arendada, aga nii, kui me võtame korvpalli kätte, me unustame selle ära ja hakkame tegema asju rahulikumalt. Ma ei andnud teile muidugi juhis ka siia teie jutumärkides süü, aga me peame seda kohe rakendama kuidagi sinna liikumisse. Et mina pole ise korvpallitreener, mina ei tea, kuidas ta selle lay-upil läheb, kas see läheb korrektselt, kas ta teeb jooksu jutumärkides või mitte, aga ma tahan näha, et see tõukemoment ikkagi esineks seal. Ehk kui ma vaatan võib-olla korvpallitreeninguid, siis ma tahan näha, millises asetus on tema jalad, puusad, kehaasend, et oleks võimalikult võimas ja kiire, kui ta peab seal olema. Teeme ühe korra veel. Nüüd pange kiirus sisse, te läbite kõik need koonused maksimaalkiirusel, viimasel läbite kiirelt ja tõukavalt, kui lähete ründate korvi. Ja läheb. Hop, tagasi. Ja suunavahetus kiire. Ja tõuge, jah. Suunavahetus ka kiire. Hop. Vale jalaga, jah. Vale jalg. Sealt ei saa tõugata. Jah. Proovige tähele panna. Siit hüppad. Proovige siis taga oleva jalaga, millega lähete, alustada. Siit on suht keeruline tõugata. Väga hea. Teeme sama. Kus me tõstame natukene seda koormust, ehk mis ma tahan, ma näitan ette. Ma tahan, et te teeksite praegu suure koormusega ja terava ja kiire. Ehk kui te hüppate siit, siis ma tahan, et te tõukaksite ennast kohe siia tagasi. Ehk jälle me teeme külgsuunalise, aga üks on kõrge, me lisame koormust, ehk me maandume, meil oleks võimalikult kiire see. Teete 4 korda läbi. Üljele, tagasi on 1. Ehk kõrge ja kohe tagasi hopp. Ja viimasel lähete, jääb, tõukad. Ja. Korvi nüüd ründate, võite samamoodi teha mingid cross-stepid, eurostepid, et kasutaksite kogu aeg sama, kas mingit külgsuunda.
mis me saame progressiooniga sisse teha, eriti noortel, kellel keha võib-olla maandudest laguneb teatud määral, kuna võib-olla see vilumus, koordinatsioon ei ole nii hea, me saame siin ka keha anda. Ehk iga kord, kui sa maandud, hüppa mulle sisse ja proovi keha maanduda, okei? Hüppa mulle sisse, hüppa sisse, hopp, teeb. Hopp sisse, just kogu aeg proovi kehasendi kontrollida. Ja viimasega lähed, jah? Hästi. Pange keha. Anne keha talle. Seda ma hüppa sisse mulle. Hästi, hüppa sisse mulle. Hästi. Ja, esimene kõrge, teine kiire. Mõlemad poolt üks tehtud. Hästi. Ehk need kõik hüppeharjutused olid justkui ette teadmisega. Ehk nad teadsid enam-vähem, mis nad sooritama pidid. Harjutus oli justkui ette antud, et seal ei olnud seda reageerimiskiirust otseselt sisse toodud. Nüüd võtate paari ja üks peab siis jäljendama teist. Ise võid valida, kuna sa tahad suunda muuta, kus mille muuta, ja ise valid, kuna sa kiirendad korvi alla. Okay? Hakkate jälle taga oleva jalaga hüppate tegema, tule mulle siia. Sina pead jälgima siis minu jalgade asendit, kuhu ma hüppan, mis torbikun ja kuna ma liigun tagasi. Pead kogu aeg minuga samas tempos püsima. Okay? Hakkad hüppama ja proovid kogu aeg järel püsida. Ja ründad korvi. Okay? Tehke läbi, tehke üks korv praegu läbi. Ise valite, kumb jäljendab, kumb siis petab. Ja proovige siis torbikust torbikuni, et ärge neid vahepealseid hüppeid tehke. Torbikust torbikuni. Ise valite. Vale jalg juba. Vale jalg. Stopp. Vahete jalg ära. Ja kogu aeg jälgid, jah? Hästi. Vahete jalg. Vale jalg. Tagaleva jalaga. Mõelge, et korv on seal pool, lõputõuge on seal. Hästi. 2 tehtud. 2 on tehtud. Võite anda pallid sinna, ise korraks puhkama minna, ma kutsun teid õige pea. Ehk siin olid vaid võib-olla mõned näited, millisesse võib-olla formatsioon need jalad panna. Teie valik, et ei ole kindlat reeglit, et me peamegi alati nüüd tegema 4 koonusega, külgsuunad lateraalselt. Need saab alati ka panna edasiliikumisel, 2 jalaga, jalavahetusega, valikuid on nagu mitmeid. Et sõltuvalt siis, milline on teie võib-olla sportlaste või mängijate selline oskus. Liigume edasi, te võite korraks natuke sinna poole minna, ma kutsun teid kohe. Ehk see oli siuke 3. sektor, madal koormus, kiire kontaktaeg, sobib väga hästi näiteks soojendusteks. Kui nüüd harjutused on läbi, me võime panna koos korvpallitreeneriga siia näiteks mingisuguse liikumise, mida peavad läbima, või mingi dünaamilise võib-olla siis soojenduselemendid. Valikuid on nagu palju, et midagi pole kivisse raiutud, eriti selle treeningmetoodika puhul. Lähme edasi, me lähme nüüd aeglane kontaktaeg ja madal koormus. Samuti sobib siis soojendusharjutusteks või juba mingi põhiosa vahele. Et see aeglane kontaktaeg viitab siis sellele, et seal me peame rakendama rohkem jõudu ja kiiruse komponent on väiksem. Jällegi üks osa siis sellest võimsusest. Jällegi need koormused pole väga suured ja see võib-olla sektor 1 on väga hea koht, kus arendada noortel siis võib-olla sellisest tõukamist ja maandumist erinevatel liikumistel. Ehk näitan mõned maandumised ära, kus me rõhume siis valdavalt sellele ekstsentrilisele lihaskontraktsioonile ehk justkui liikumise esimese faasile. Nüüd jälle võite harveneda selle sinise joone ulatuses. Et võib-olla kõige esimene, ütleme kõige nooremad on mul U13 vist, ehk siis 11-12 aastased ja nendega võib-olla esimesed hüppetreeningud me otseselt ei hüpanudki. Vaatasin ära muidugi, mis seisus nad on, aga hakkasime alles seda oskus maanduda. Mis ma tahan, et te teeksite, te sirutate ennast koos palliga nii pikaks kui vähegi saate, tõstate kannad maast lahti,
kui käib plaks, siis te maandute ja lööte palli endale siia rinna juurde nii kiiresti kui saate täistallale. Ehk käib plaks, maandute ja jääte enam-vähem sellisesse kaitseasendisse püsima. Ehk kui ma siia maandun, ma ei taha, et teie keha läbi vajuks, te ei kalduks ära, tasakaal jääks nihkesse. Sirutage, maanduge, kõik. Okei, valmis. Pall pea kohale. Hopp! Uuesti. Nii pikaks. Hopp! Hästi. Tehke sama asi küljega. Kõik on sama, aga lihtsalt publik näeb ka siis erinevaid võib-olla sügavusi, kuhu te maandute. Üks ei ole õige, teine ei ole vale, aga lihtsalt saame näha erinevusi. Pange valmis. Hopp! Hästi. Võite jälle näo siia poole pöörata. Siin oli suht okei. Mida me näeme noortel, on see, kui nad maanduvad, siis nad kas jäävad liiga palju varvastel, hakkavad ette koberdama või siit vajuvad liigselt läbi. Siin oli kõik okei, ehk mingisugust niisugust suurt viga kindlasti ei olnud. Aga jällegi tekib oskus maanduda ja seda jõudu kõik, mis me liikumistele paneme, maasse suunata. Tuleb sama, maandumine on ühele jalale. Pall pea kohal, palli võite tuua siis sellele poole, mis jalg üles tuleb. Kaitsete palli. Jälle ülesse, maandute ühele jalale. Okei, pange valmis. Hopp! Hästi, veel. Vahetage jalga siis. Hopp! Ja, ühe korra veel. Hopp! Aga jah, siin on üks asi ka, mida tahetakse teha, kui mingid teised hüpparütused ka, mis me varsti vaatame, et kui tasakaal läheb ära, siis hakatakse väga palju võbelema. See mingit lisakasu meie tasakaalule või kontrollile ei anna. Me pigem tahame teha siis vahehüppe. Kui mul läheb tasakaal paigast ära, siis ma kohendan oma keha asendit järgmise hüppega, et jälle seda jõudu maasse suunata, et see annab meile selle aluse heaks tasakaaluks. Ehk me ei pea otseselt seda tasakaalu kusagil poomi peal, nagu näiteks riistvõimlejad, arendama korvpalluritel. Pigem jällegi läbi selle liikumise, keha asendite kontrolli, kuhu me peame seda jõudu maasse suunama. Aga jah, teeme sama, aga ma tahan, et tuleb nüüd küljele hüpe. Ehk võite olla siit küljega, võtate hoogu, hüppate üles, maandute samasse asendisse. Okay? Ja me teeme 3 hüpet sinna. Iga kord on läbi hopi. Iga kord maandute ja jääte püsima sellesse asendisse. Valmis. Hopp! Maandute. Hästi. Valmis. Hopp! Valmis. Hopp! Hästi. Väike puhkus, lasti jalgu. Kohe liigume siis tagasi ka. Valmis. Hopp! Valmis. Hopp! Valmis, hopp. Jälle, siin oli väga okei kõik. Jälle, mis noortel üldjuhul juhtub, kui nad tõukavad, siis tõukavad liigselt ühe jalaga, või kui nad maanduvad, siis nad maanduvad üldjuhul niimoodi. Nagu katoliku tüdrukud võiksid olla, korvpallurid võiksid maanduda sellisse tugevasse asendisse. Siin oli jälle kõik väga okei, ehk see oskus maanduda, oskus tõugata on üks oluline komponent, enne kui me liigume üldse teiste sektorite juurde. Need kõik on madala koormusega ja sobib võib-olla sellistele 12-13 eluaastat noorkorvpalluritele, kellel võib-olla hakkab juba näiteks kasvuspurt või bioloogiline areng natukene hüppelisemalt. Me arendame sellist koormustaluvust. Teeme sama, aga lähme keerulisemaks. Ma tahan, et tuleks juurdevõtu sammuga ja maandute samamoodi pool kükki. Pall võib praegu käes olla, võtate 1-2, hüppate üles, maandute. Ehk me paneme hüppe kõrgust juurde. Okay? Aga maandumine on jällegi väga jäik, tugev. Mõtlen valmis, võtate juurdevõtu sammu ja lähete. Valmis, hopp! Ja maanduge. Ja, siin juba keha asendid hakkasid ette veits vajuma. Lähme järgmise sammu. Valmis, hopp! Maandute. Hästi, ja võite tagasi kõndida. Jällegi me tahame võime anda juhised, näiteks erinevad nurgad. Et ma ei taha päris, et ta sirgjalale maanduks, aga ütleme, et maandu mul veerand kükki. Ma tahan, et ta oskaks kontrollida pool kükis ja ma tahan, et ta kontrolliks seal isegi sügavama asendis. Eriti noortel on täiesti okei, nende liigeste liikuvus on veel hea. Aga me peaksime olema omandanud need varasemad hüppenäite, mis ma siia tõin. Teete sama, aga maandute mulle käärkükki, juurdevõtu samm, hüppate ülesse, maandute käärkükki ja jääte pidama.
okei. Valmis, hopp! Jääte pidama. Jah. Teeme ühe sammu veel. Maanduge nüüd teine jalg ees. Valmis, hopp! Hästi. Tulge korraks tagasi. Paneme nüüd veidike korvpalli liikumist sisse. Tuleb sama. Maandute mulle kääri. Ma näen, et enam-vähem kõik on jäänud sellesse heasse asendisse. Annan järgmise hopi. Liigute mulle 3-4 kiirendussammu ja jääte pidama. Okei? Koos palli põrgatamisega. Siis 3-4 ja jääte pidama. Võtad kas viskasin sisse või jääte lihtsalt seisma. Valmis, hopp! Asend. Kontrolliga asendid. Hopp! Jääte pidama. Hästi. Siin on väga hea, kui me läheme suurtel kiirustel seisma, et on juba näiteks ka korvpallitreener, kes saab kohendada valdavalt näiteks, kui me tahame viskasendile minna või mingisse muusse asendisse, tema oskab anda veel paremaid juhiseid. Teeme ühe korra veel. Maanduge teine jalg ette. Valmis, hopp! Kääri. Püsige, püsige, püsige. Hopp! Hästi, võite tagasi tulla. Ehk need harjutused, jälle neid variante on väga palju, me saame seda sisse tuua näiteks korvi alla, kus nad teevad samad liikumised, oskus maanduda ja üles minek näiteks korvile või võtavad nauapalli. Ehk jällegi pigem natukene lihtsam, sobib soendusosasse sisse tuua ja saame neid siis kasutada. Ehk me rakendame rohkem jõudu võrreldes nende eelmiste harjutustega. Ma usun, et enam-vähem nägite seda erinevust ka. Aitäh teile, te võite praegu panna pallid siia, puhata üks moment. Kas on tekkinud vahepeal mingisuguseid küsimusi, igaks juhuks küsin vahele? Kuidas? Üle kanna mõtled maandumistel. Otseselt me ei peaks kannale maanduma, aga pidurdustel üldjuhul me saame kanna maha. Et kui rääkida võib-olla ülidetailse, kus me tahame reaalmaailmas seda näha, on, et see võib-olla jalaosa maandub enne, tuleb kand järgi. Eriti just maandumiste pidurdustel, kui ma näiteks panen siit ploki, mul läheb varvas ja siis juba kand. Ehk kui ma järgmisse suunda edasi lähen, siis pidurdusasendist, siis on mul jalal rohkem mahtu või pindala, et tõugata. Kui me räägime võib-olla edasi jooksmisest, siis ma ei taha, et korvpallur otseselt selliselt jookseks. Seal ta juba kaotab aega, ehk see pidurdusjõud on suuremad täistallal. Kiirendusel pigem mitte. Kas on veel tekkinud küsimusi? Tundub, et ei ole. Liigume edasi ja võtame järgmiseks siis sektor 2. Nüüd see sektor 2 vajab juba teatud määral seda eelnevalt võib-olla valmisolekut ja soendust. Ehk see on juba meil kõrgete koormustega, ikka õõlustele, lihastele, närvisüsteemile, aga ta on samuti aeglase kontaktajaga. Kuna seda kasutada näiteks peale neid samu soendusharjutusi või juba eraldiseisvat treeninguna. Samuti me saame seda kasutada näiteks korvpallitreeningutes vahepealse võib-olla mingi osana. Teevad mingisugused elemendid ära, mis korvpallitreener on võib-olla ette andnud. On veepaus, selle asemel, et võib-olla hetkel edasi-tagasi joosta ja paneme rõhku just sellele aeglasele kontaktajale ja suurtele koormustele. Sest aeglane kontaktaeg me ei pea olema nii värsked, kui võib-olla nendel teistel sektorite puhul. Ja me vaatamegi siis erinevaid liikumisi, kus on siis, kasutades siis ka topis palli. Et võite järgmised 4 tulla. Nüüd te võite võtta endale juba siia topis palli pluss korvpalli. Ja lähme võrdleme siis samamoodi edasi, et näidata seda kontseptsiooni, mitte kindlat harjutusvara. Et topis pallidega te võite praegu tulla üksteise selja taha suunaga siis sinna korvi suunas. Ja ma asetan teile torbikud. Liiga kauges. Kus välja kukub. On liiga laialt, muudame. Ma tahan, et hüppaksite nüüd küljele, kasutades topis palli, mis teeb meil liigutuse koha automaatselt aeglasemaks. Me teeme pausiga. Te hüppate iga kord jalalt jalale
koonuste taha, et hüppate siit, maandute, peate tõukama siia, maanduma, 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 topispalliga ei pea jooksma, kõnnite, ma tahan, et teeksite 3 topispalliga üles hüpet, nii kõrgele kui saate. Paugutate vastu lauda, aga mitte lauda katki. Okei? Võib. Pausiga, hop, kontrolli, 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 järgmine. Hästi. Ja, teil on suurem paus ja tõuka tugevamini. Ja. Ja läheb sama, tuli koonuseid juurde. Kontrolli, tõuka. Ja. Ehk siin iga kord meil on rohkem aega maapinnal, et avaldada rohkem jõudu. Ja seal 3 maksimaalselt üles hüpet. Pliomeetri me tahame alati, et oleks nendel sektoritel juba maksimaalne koormus või vähemalt pingutus. Nii, teete mulle veel, enam pausiga ei pea tegema. Ehk te otseselt ei käi mul seda läbi nagu eurostepina, ehk te ei tee sellist liikumist, ikkagi hüpe, just kui tagurpidi juu, aga enam ei pea kontrollima siin, kohe lähete järgmisse tõukesse. Ehk nüüd me paneme selle natukene kiiremaks, alt läbi topispalli on see liigutus pigem aeglane. Hästi. Ja tehke mulle ühe korra veel. Ja nüüd mõelge tõuge, tõuge. Nüüd on juba pange kiiremaks. Hop, hop, hop. Hästi. Kaks on tehtud, pange korraks topisid see kõrvale, las keegi söödab palli. Tavaline korvpall. Teete sama, võtate juba kiiruse sisse, nüüd te ründate korvi all, eile tavalisele jääpillega teeb mingi peti, kas teeb cross-step ja eurostep, ise valid. Panete rõhku, just mina tahan rõhku näha selle, et te panete rõhku selle tõukamisele seal, jah? Ühe korra viskad korvi, aga siin on juba kiire. Hop, tõuka, 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 tõuka ja ründa. Oot nii, täpselt. Tehke jälle 2 korda läbi, nüüd pange kiirus sisse. Kuna hüppedistants on pikem, siis on endiselt pigem aeglane kontakt. Praegu natuke nad teevad ära, siis ma kuulan korraks küsimus uuesti. Nii, jah, kuulen. Kahjuks ei oska sulle nagu niisugust, kumb parem on, et see on ka väga niisugune. Ideaalne on see, kus see täistald ei lähe nagu kramplikult maha. Et kui me liigume ikkagi edasi, siis ta võiks ikkagi olla niisuguses tõukefaasis. No võib-olla sprinterid, kes hakkavad kiirendama, et see kand ei ole täitsa maas. Aga mul on vaja siin näiteks hoog maha võtta, ma tean, et ma saan võib-olla siit üldse seisma jääda, et mingi vise võib-olla teha, siis on küsitav. Jah. Mina isiklikult võib-olla see on tema lihtsalt siuke eripära, et ta läheb, aga üle kanna ka, kui mingi kiirendussammud asjad on, siis ma ei saa nüüd öelda, et tema Dwayne Wade teeb valesti, aga üldjuhul, kui me paneme kanna maha, siis mis meil tekib, on kohe pidurdus. Võtame tegelikult selle hoo maha. Ehk ta võib-olla läbi selle kontrollib siis mingisugust tempot, et vastane võib-olla ei tule toime selle tempo valikuga. Ehk ta võtabki läbi selle kanna tempo alla,
vastane juba liigub võib-olla suurema inertsiga mujale. Kõik sobivad, et see juba sõltub jah sellest mängu olukorrast, kuidas loeb, et kui ma tean, et ma olen ülikiire vend, tema minu eurostepile vastu ei saa, siis ma tõukangi selle vuhisedes mööda, kui ma tean, et see vastane on võib-olla kiire äkine ja läheb mu pette ohvriks, siis ma võtan selle hoo meelega maha, kasutades näiteks kande ja seda pidurdust minu siis sääreluu nurka. Et ühte niisugust õiget lähenemist ma ise leian, et ei ole. Aga väga hea küsimus. Nii, väga hea. Võtame jälle, pange pallid korras kõrvale, las nad veeretavad teile topis pallid. Nüüd, noortel, ideaalis ma näen, et noortel võib olla kasutada topis palle, siis igati okei on kasutada ka näiteks hantleid, kui me räägime nüüd võimsuse treeningust. Et nagu üldjuhul arvatakse, et kangiga klassikalise tõstmised on parim võimsuse arendamiseks, siis ma leian, et noortel, et see liigutus, vilumus, koordinatsioon ja kolmik sirutus, tõuge, maandumine, saame väga edukalt seda teha ka topis pallidega ja saalis. Te võite jälle võib-olla harveneda niimoodi, et kõik näeksid teid näoga siis publiku suunas. Ehk praegu ma otseselt õhku kohe ei hüppa, aga me hakkame tekitama juba niisugust kolmiksirutust. Ehk klassikalist tõstmist teame, rebimine kangiga pea kohale, sama edukalt saame topis palliga erinevaid variatsioone teha. Ja ma tahan, et noor võtaks palli maast ja kiirendaks selle nii kiiresti pea kohale, kui vähegi saaks, et tal tekiks üheaegne sirutus puusast, põlvest, hüppeliigesest. Toob siit rahulikult ja pea kohale. Tehke mul igaüks 5 kordust. Teie jaoks on see suhteliselt kerge. Ja sirutage puus, ehk siit üles tulete, sirutate, maandute. Ja, kes teeb väikse hüppe juba juurde, on igati okei. Hästi. Keha juurest, jah, et osadel ka siin mitte kaarega, nii nagu kangiga, kui minna väga spetsiifiliseks, siis samamoodi palli keha lähedalt. Ma toon ta siit ja siit ma juba viin. Ehk mida lühem on teekond, seda kiirem ma olen üldjuhul. Aga jah, nüüd sama me saame teha siis tõukamist, mis on jälle populaarne harjutus, võib-olla arendaks võimsus, kus on hantlid siis või kang siin, minnakse põlvest alla, sirutus, püütakse. Sama saavad noored teha siis topis pallide ja hantlitega. Ehk näitan teile ette, ehk siis külje pealt. Lähete mul alla, hopp, üles, kõik. Tehke 5 kordust. Põlvest alla, üles, hopp. Jep, 4 veel. Okay. Tehke mulle 5 veel, alla minek ka kiirem. Ehk nüüd me rakendame justkui rohkem seda reaalses elu, seda eksentrilist kiirendused. Alla, kohe üles. Ehk tõmbate, võitegi palli alla tõmmata ja kohe üles. 5 korda, stopp, üles. Väga hea. Et topis pallidega, võib-olla korvpallitreenid oskavad öelda, et kas te tahate, et põrandale väga palju loobitakse, üldjuhul mitte. Ja me ise ka väga ideaalis ei kasutaks topis pallide lahmimist kuhugi vastu maad. Et võib-olla see põrandale ei ole kõige sobivam, eriti korvpalliväljakul. Ehk alati me ei saa neid topiseid loopida, kui on olemas need erinevad topise seinad või võimekus neid loopida, siis erinevad topise visked, õhku, ette, on ka kõik väga okeid, arendavad mõneti natukene erinevad komponente ploomeetrial, aga pigem leiab see palju rakendust. Aga jah, nüüd ma tahan, et te teeksite vetrumalt, ehk tuleb amortiseerumise sisse. Samamoodi, ta on pigem aeglane kontaktaeg, ehk me peaaegu maast ei lahkugi, aga me kasutame lisaraskust, mis teeb selle selliseks, et me peame rasendama rohkem jõudu. Teete ühe jalaga mulle üles-alla liikumist, põlvest alla, pea kohale, põlvest alla, pea kohale. Teete mulle võimalikult kiirelt 10 kordust. Jalg maast ei lahku. Jah, põlvest alla, kohe sirutus. Nii kui alla lähete, on kohe sirutus. Kohe niisugune vetru amortiseerumine on sees. Ja, sirutage. Kohe on lõpus jah, puusa sirutus ka. Ja. Tehke 10 jalale. Ja, minge põlvest.
proovi natuke linkere püstisem hoida. Jällegi me saame mängida erinevate sügavustega, sõltuvalt siis võib-olla, mis tsükkel faasplaanis on või mis parasjagu nagu treeningul on. Et üldjuhul, kui me oleme play-up'ile, teeme mingi suunamuutuse, mis on natukene püstisemad ja mis ei ole võib-olla nii teravsuunalisemad, need me teeme alati püstisemas asendis. Ehk jällegi sobivad väiksemad liigesenurgad, arendamaks seda spetsiifilist jõudu, mis me rakendame. Kui ma teen siin mingi pette, siis ma väga sügavale võib-olla ei lähe, antud harjutus on võib-olla parem selliselt. Ma pean oma kaitses ja siin kiiresti reageerima, siis ma võib-olla tahan, et ma läheksin sügavamalt sirutusse, et meil tekiks see jõuoskuse kasutamine nendes siis liigutustes. Jällegi need topispallid, antlid, sangpommid, need kõik lisavad selle justkui väärtuse ja me saame neid ka siis tegelikult saalis kasutada ja noortel vanuses 11, 12, 13 täiesti okei on lisaraskus kasutada. Et võin küsida igaks ka, et kes pigem leiab, et nii noortele välise vastupanu rakendamine treeningutes on ohtlik või kahjulik. No ütleme vanuses siis 12 näiteks või 11. Et vahepeal oli see müüt küll, et kasv jääb kinni, et korvpalluritel seda enam seda ei tohiks, aga see on müüt. Et oma loengutes olen ka rääkinud, et noorte treeningutel võiks ja isegi peaks siis raskuseid kasutama, et just need samad kõõlused, liigesed, luudlihased siis võib-olla areneksid suuremal kiirusel määral kui see, kui me ei kasuta siis välist vastupanu. Et keharaskus on igati okei, aga näiteks kõik noored tänapäeval ei suuda teha võib-olla kätekõverdusi, tõmbeid, isegi keharaskusega kükk läbi oma raskuskese muutmise on isegi keerulisem. Et mingid hantlid, sangpommid, topised on lihtsalt natukene lihtsamad noorte kehadele. Väga hea, aitäh teile, võite korraks panna topised siia maa. Kas on vahepeal tekkinud mingisuguseid küsimusi? Kuulen. Jõutreeninguga mõtled? Kilomeetri ja jõutreeningu. Väga hea küsimus, et selline üldine konsensus on, et vähemalt 2 korda nädalas, 20 minutit. Põhilised lihasgrupid, 2-3 tööseeriat on selline kõige üldisem soovitus, mida nagu antakse. Reaalsuses on see, et kes on juba varasemalt treenitud, kelle koormustaluvus on suurenenud läbi juba korvpallitreeningute, nendel need mahud võiks olla mõneti suuremad. Et see maht hakkabki siis võrdlemisi lineaarselt kasvama kuni mingi teatud piirini. Et võib ka juhtuda see, et meil on siis 12-aastased, aga kellelgi on justkui see kasvuspurt alanud. Ja siis temal enam ei piisa 2 treeningust 20 minutist, et tema areng on võrdlemisi aeglasem kui teiste. Tema ei saa juba piisavalt siis stiimulit kätte. Et me peaksime ka noortel, ütleme, et see hakkabki poistel vanuses võib-olla 12, tüdrukutel siis 1,5 aasta rohkem, me peaks vaatama, kuidas on nende selline kasvuspurt. Kui me näeme, et keegi hakkab hüppelisemalt kasvama või on juba kasvuspurdisel lõppfaasis, siis me peaksime neile juba tegelikult suuremaid koormuseid andma, et see areng oleks jätkusuutlik. Et kõige lihtsam võib-olla moodus, et on erinevad regressioonivalemid, kus see mõõdab mingi kõik asjad ära seal, aga kasvuspurdiks hüppeliseks loetakse seda, kui meie sportlane siis kusagil 7,2 sentimeetrit või enam on aastaga kasvanud, siis me teame, et ta on selles kasvuspurdi faasis justkui. Et kõik, mis on alla, on selline normaalne kasv, et see ei ole selline hüppeline ja kui asi läheb sinna 10-12 sentimeetrit aastas kasvab, siis me peaksime kindlasti juba seda lihaseid tugevdama, kõõluseid, liigeseid tugevdama. Et siis on juba see riskifaktor, see kasvuspurt selline, mis võib kutsuda esile ülekoormusvigastused. Kas said vastuse? Kas on veel küsimusi? Lähme siis järgmise sektori juurde, on võib-olla, ma ütlen, kas kõige põnevam just, aga võib-olla kasutatakse kõige enim, aga ta on kõrge koormuse ja kiire kontaktajaga. Et võib-olla need esimesed sektorid tihtipeale unustatakse ära ja minnakse selle laheda asja juurde justkui kohe. Et saame kõrgele hüpata, saame kiirelt elementi teha.
Seda saamegi kasutada võib-olla sportlastel, kel need varasemad sektori, me näeme, et see liigutusvilumus on omandatud, tal on mingi koordinatsioon, osavus olemas ja me näeme, et tal on elementaarne niisugune baasjõud samuti omandatud. Ehk seal 4. tsoonis võiks sportlane juba teha mingisugust jõutreeningut. See ei tähenda seda, et ta peab 100 kiloga kükkima või 2 korda oma kehakaalust, aga mingisugune jõutreeningu olemasolu võiks juba sees olla, et anda seda lisakasu sellele sektor 4-le. Ja võitegi tulla, mõtlen, palju mul nüüd poisse vaja on, teeme jälle siis 4 poissi, teil on vaja palli ja ka korvpalli ja ka topispalli. Ehk me saame kasutada siis seal sektor 4-s hüppeid ainult, aga me võime kasutada ka siis komplekstreeningmeetodit või kontrasttreeningmeetodit, kuidas kellelegi seda meeldib kutsuda. Ehk seletan ka täpsemalt lahti, mis see siis endas kujutab. Et võib-olla kõige lihtsam üksik meetod, kus me ei kasuta siis seda kompleks või kontrasti, on näiteks tõkkehüpped ja võib-olla siis lauapalli mingi võitlus. Et tõkkehüpped on võib-olla sellised enim populaarsemad. Nüüd see kompleks ja kontrastmeetod võimaldab meil panna need mingisugused hüppeharjutused justkui ka sellesse kosvu keskkonda. Ehk iga järgnev harjutus peaks andma mingisuguse positiivse mõju järgnevale harjutusele. Et kui me hakkame seda nüüd tegema, siis ma seletan ka lahti, et mis on iga harjutuse omadus ja kuidas ta võiks siis üle kanduda järgmisesse. Hetkel me vaatamegi siis lateraalse tõukejõu võib-olla suunaga, et pärast meil on natuke aega vaadata siis edasiliikumisega. Üldjuhul see kontrastmeetod algab väga raske harjutusega, kus on väga palju jõudu vaja rakendada. Kuna praegu meil võib-olla sangpomme siin ei ole, siis oletame, et need topispallid kaaluvad 50 kilo. Korvpallid võite maha panna, jätke topispallid kõrvale ja võtke paari hetkel. Näitan harjutuse ette, teeme harjutuse ära, siis seletan. Tuleb väljaaste küljele, lähete väljaaste küljele ja jääte siia 3 sekundiks seisma, nii et paariline tõukab su õlast siit poolt siis. Sa ei tohi siit liikuda, 3 sekki on möödas, tuled tagasi ja teed niimoodi 3 kordust. Okay? Võin näidata ette ka esimese. Mõlemale jalale tehke siis 3 kordust, kumb alustab? Nii, nüüd suru, hoia ja tagasi. Hästi, lähed järgmisse sammu. Hoia pinget, jalg on surutud vastu maad. Hästi, üks veel. Et siin võib olla lisaraskus, aga võib ka olla siis paarilisega, kus me näeme, et tal on pingesse. Ja hästi, tee teise poole ka, tehke ka läbi. Hoia, suru, jebla. See jalg läheb, mis on maas, mis läheb välja astesse, sellele rakendage väga suruga seda jalga vastu maad, läbi maa kogu aeg. Tehke mõlemad paarilised siis 3 kordust läbi. Hoidke kehad tugevad. Tehke teine jalg ka, jah. Kui on liiga kerge, ütle kohe, et anna mulle rohkem hagu. Nii kaua nad teevad, siis esimese harjutuse põhimõte on alati rakendada maksimaalselt palju jõudu võimalikult aeglaselt. Ehk me muudame meie lihased, eelkõige lihaskihud rohkem vastuvõtlikumaks erinevatele kontraktsioonidele. Ehk me justkui mõjutame nii lihased kui närvisüsteemi, et järgmine kord, kui me sama harjutust teeme, keha on justkui valmis sama palju jõudu rakendama. Aga sellele järgneb siis tegelikult mõnevõrra lihtsam harjutus. Ehk meil see närvisüsteemi ergatusvõime on justkui kõrgendatud ja lihaste kontraktsioonivõime vastuvõtlikumad, mis peaks andma siis järgmisele harjutusele kiirema eelise, ehk oleme seal võimsamad. Nüüd järgmine harjutus, need, kes tegid esimesena väljaasted, alustavad, teised puhkavad nii kaua. Tuleb meil jällegi külghüpe, esimene on tugev kaarega, maandute, tõukate tagasi. Tuleb siit kõrge, tagasi. Teete 3 kordus poolel ära ja võib. Hopp.
tõuke tagasi, jah. Ehk teise poolele ka, praegu hüppasite kõrge kaarega näiteks vasakule, nüüd paremale. Hästi. Siin me kasutasime nüüd jällegi seda sektoris natukene rohkem seda aeglasemat kontaktaega maandumisel ja tõuget siis küljele. Ehk meil tekkis oskus sellest eelnevast esimesest harjutusest kasutada seda jõudu, kui me maandume, siis me liigume kohe küljele. Ehk see harjutus pidi siis potenseeruma järgmist. Nüüd me oleme justkui arendanud sellel võimsusel seda jõukomponenti. Sellele järgneb nüüd küljelt küljele kiired hüpped. Nüüd te võite topispallid ära panna, me paneme kiiruse taha, ehk võtke mulle siis siit pallid, sul on pall. Ma tahan, et te koha peal palliga võite teha siis viia küljelt küljele, teeksite mulle 10 sekundit maksimaalselt külgsuunalisi hüppeid, ei pea olema üldse kaugel, ehk pigem liigute siit kogu aeg, aine. 10 sekundit, valmis, läheb. Võimalik kiirelt, kogu aeg tõuge. Hästi, ja aeg. Ehk nüüd me võtsime just seda jõudu vähemaks, panime kiiruse sisse ja nüüd saame tuua näiteks mingi korvpalli erialase kiiruse mingi harjutuse sisse või mingisuguse muu liikumise, mis eeldab siis natukene küljelt liikumist. Liikuge nüüd sinna ja liigute siis tagasi. Tuleb cross-stepid, ehk te lähete ühele poole, teisele poole. Kas te panete nüüd selle palli jalge vahelt seljadega, see mind nii palju huvita. Võtate kerge hoo sisse, teete pett ühele poole, pette teisele poole, pette ühele poole, pette teisele poole. Liiguge niisuguse mõõduka tempoga hetkel, ehk tunnetage hetkel seda tõukamist. Kui lähete pettesse, petke kehaga, liigute teisele poole. Okay? Võite minna omas tempos. Pette, tõuge, jah? Ja tulge tagasi samamoodi. Hästi. Ja võite minna otsajoone juurde. Nüüd ma tahan, et te teeksite seda kõike otsajooneni täiskiirusel. Teete mingisuguse pettekiire ära, liigute edasi, pettekiire edasi ja lõpetate korviga. Okay? Võite alustada kas koos või lähete veidikene niisuguse diagonaalliikumisega. Esimene läheb peale, tuleb mingi paar sekundit aega. Hopp, ette. Ja kohe, ja nüüd täiskiirusel, jah. Ja võid siia tulla. Väga, ehk see oli nüüd koosest 4 harjutusest, mis harjutusse alati lõppu panna, võib alati olla näiteks füsio või üketreeneri ja korvpallitreeneri omavaheline mingisugune koostöö. Ehk kus me leiame sellel mingisugust näiteks väärtust, ehk külgtõukamistel näiteks mingi kaitseasendi liikumine läbi teha maksimaalintensiivsustel, et oleks võimalikult kiirem, näiteks üle välja 3-4 korda, järgneb puhkus ja tuleb uuesti see kontrastmeetod peale. Et siin võib olla rohkem siis koostööd selle korvpallitreeneriga ja me saamegi mingi kindla liikumise sisse tuua, kus me tahame siis arendada just seda liigutusmotoorikat või vilumust, siis kuidas iganes keegi seda kutsub. Vaatame kohe ka järgmisega, on küsimusi tekkinud hetkel selle kontrastmeetodi kohta, mis läheb siis sektor 4 alla. Tundub, et ei ole. Võtame järgmise. Pange praegu korvpallid maha, vaatame korraks vertikaalvõimet. Vertikaal üldjuhul tuleb kasuks rohkem võib-olla pikkadele, kes peavad võib-olla lauapalle hankima ja üldjuhul võib-olla tagamängijad, kes peavad väga kiiresti kiirrünnakusse jooksma. Ehk kõik harjutused, mis on plüomeetri all vertikaalteljel ehk üles liikumised, need jõud on kasutuses rohkem sellistel peaaegu maksimaalkiirustel. Ehk seal võib-olla 80, 90, 100% jooksukiirustel, iga kord, kui me jala vastu maha paneme, rakendub meil vertikaaljõud. Kiirustel, suunamuutustel, mis on madalamatel kiirustel, on kõik rohkem horisontaalne. Ehk kui me siit pean tõukama sinna suunda, tegema pette, ehk kõik hüpped, mis on võib-olla suunatud rohkem edasiliikumisel, mis me siin näitasime, on siis mõeldud nendele, kõik, mis on ülesse, on rohkem siis suured kiirused ja võib-olla lauapallid. Hüppake nüüd üksteisele kukile ja tehke mulle 3 kükki. Hüppake, sest praegu ei ole jällegi hantlit, sangpomme, proovime illustreerida, hüppa, tee mulle pool kükid. Ma tahan, et teeksite pausiga, ma ütlen, et minge pool kükk asendisse,
ma ütlen paus, hoiate, kui ma ütlen üles, siis tulete üles. Teeme niimoodi 4 kordust. Ja laskuge kükki, hoidke pinget, hopp üles, kiirelt üles. Ja, teeme veel. Laskuge kükki, hoidke, hopp üles kiirelt. Hästi, üks veel. Hopp, hästi, ja vahetus. Piisab, 3-4 tuli. Ja vahetame. Suudad? Ei ole? Okay. Tee mulle topisega 5 kükki illustreerimaks lihtsalt. Teime lähen. Ja läheb kükki. Hoiad. No, keha tugev. Hoia. Püsti. Ja läheb jälle. Kükki. Hoia. Püsti. Ja läheb veel. Hoia. Püsti. Hästi, aitab. Aga võtke topis pallid kõik. Nüüd me kasutasime jälle rohkem vertikaalliikumissuunaga jõuharjutust, kus olid väga suured jõud, võib-olla mõneti väiksemad kiirused. Ideaalis jälle sangpommidega, kes on väga noored, võib-olla saab teha ka paaris kükke käruna, et on neid erinevaid lahendusi olemas. Mis ma nüüd tahan, et te topisega teeksite 4 maksimaalset üleshüpet. Topis pall võib pea kohale liikuda, võite hoida ka siin rinnal. Ise valite, aga 4 maksimaalset üleshüpet lihtsalt, jah? Võite. Aga topised jälle ära, võtke korvpall. Seletan nii kaua, muidu käib see natukene võib-olla rohkem tempokalt, aga mul on siin juttu vahele. Jällegi, hüppeharjutus oli pigem aeglane, suur jõud, nii nagu kükk oli samasuunaline, et arendasime seda jõukomponenti. Nüüd me teeme pöiaga, me võtame justkui ülakeha ära, tuleb väga kiired. Korvpall võib praegu käes olla, ma tahan, et te teeksite mulle pöiahüppeid. Pöiahüpe on nii kõrge, kui vähegi saab, aga võimalikult kiire ka. Ehk te ei põlvest väga koorda, kui te lähete esimese hooga, siis ma tahan, et te siit võimalikult kiireks hüppaksite. Teete mulle esimene hüppe ei loe, 5 hüpet läheb. Ja nüüd kiire. Hästi. Nüüd 2 tükki võivad minna sinna korvi alla, 2 siia. Paneme selle siis võib-olla lauavõitluse olukorda, kus mina tahan näha lihtsalt kiiret liikumist hüpet. Üks on siis ühele poole rõngast, teine on teisel pool rõngast. Et palli anda. Sa võid ühe pallis piisab praegu, võid teise palli kõrvale jätta. Mina viskan sulle palli, teie proovite selle palli õhus püüda, vastu lauda panna, maanduda ja uuesti korvi panna palli. Okay? Mina viskan sulle üles, sina proovid selle minu juba lähemale või ei ole valmis ja läheb, hopp, hüppe üles, hopp ja kohe üles. Hästi, järgmine. Kes suudab selle kohe õhust vastu lauda panna, seda parem. Tehke läbi kuskil 3-4 korda mõlemad. Võid ka jõblada, viska natuke kaugemale, kiiremini, hopp kohe üles. Ehk esimene hüpe on võimalikult kõrgele, ehk kui ma selle palli saan, ma tahan selle palli puutuda väga kõrgelt ära, teine hüpe on kohe väga kiire, ma panen selle palli korvi. Ja kohe läheb. Hopp, kiirelt, loesti hästi. Ehk kõrge kiire, mõlemad 4 korda läbi. Ja kohe üles, hästi. Kasutame siis seda pöiajõudu, kõrgust, mis me eelnev kasutasime. Ja võite istuma tulla tagasi. Võite ka istuda. Ehk mitu korda neid läbi teha, üldjuhul neid ringe, oleneb palju meil teile korvpallitreener võib-olla aega annab. Aga üldjuhul niisuguse plüomeetria treeningu saab sisse väga edukalt tuua näiteks 20 minutit treeningust, mis hõlmab ka endas näiteks soojenduse osa. Et me saame hakata ringiratast siin käima, 5-6 poissi teevad esimese harjutuse ära, teised puhkavad, liiguvad järgmise harjutuse juurde, järgmise ja järgmise baasi. Ja niimoodi läbivad näiteks igat siis võib-olla harjutuse kompleksi 3 seeriat. Ehk nendel sektor 4 ja sektor 2
see koormus või see maht ei pea olema suur, see kõik võiks olla maksimaalpingutus, et me seda maksimaalvõimsust arendaks. Kohe, kui me näeme, et hüppekõrgused hakkavad antud juhul langema või ei ole nii kõrged, siis me elame ja arendame seda võimsust. Et me peame kindlustama seda, et me iga kord teeks maksimaalpingutuse. Mida veel? Kas on küsimusi tekkinud vahepeal? Me kohe vaatame, kuidas need sobituda võib-olla treeningplaani ja kuidas see siduda korvpallitreeningutega. Ehk milline sektor, millise harjutusega iseloomud sobivad mingisugusesse võib-olla treeningusse natukene rohkem. Ehk jällegi siit seda tahvlit nii palju vaatama ei pea, räägin kõik läbi. Et me saame oma sportlastel hinnata, milline on nende võimekus. Üldjuhul me noortel näeme väga hästi ära seda ka visuaalselt, kui me teeme antud mingisuguseid teste, siis need justkui kindlustavad seda, kas meil silm pettis meid või mitte. Et meil on jälle toodud siia sektorid välja ja kui me näeme, et meie sportlastel on hüpe kõrge, aga mitte kiire. See tähendab seda, et ta võib-olla hüppabki väga kõrgele, võtab kuskilt laua ära, aga järgmisse võib-olla hüppesse läheb üliaeglaselt või need sammud, kui ta läheb sammudesse, on pigem aeglane, et tal ei ole seda kiirusvõimekust. Siis me peaksime rohkem rõhku panema just selle sektor 3-le, kus me teeme erinevaid harjutusi, mis on siis kiiruse peale, ehk erinevad hüppeliigese jäikusele suunatud harjutusi. Näiteks sobib ka hüppenööriga enne treeningut võib-olla 3-4 minutit hüpata enne igat treeningut, see parandab seda hüppeliigese jäikust. Ta hüppe on küll võimas, aga see jõukomponent trumpab natuke rohkem üle kui see kiiruse komponent. Erinevad kiire kontaktajaga pliomeetria harjutused, mis tähendab seda, et need pliomeetria harjutustel ei ole kõrgust, ainult kiirus. Kas edashüpetel, liikumisel, üleshüpetel, diagonaali, paneme rohkem rõhku sellele. Kui me näeme nüüd, et hüpe on aeglane ja ka madal, mis tihtipeale võib-olla noortel esialgu on, mis on täiesti loomulik, siis kindlasti me peaksime tooma sisse ka need jõuharjutused. Et kui me näeme seda näiteks vanuses võib-olla 16-17 ja me endiselt näeme, et ta ei ole võimas, mis väljendab siis hüppe kõrgusel või kiirusel, siis me peaksime suurema rõhu panema üldse baasjõule ja sealt sujuv üleminek maksimaaljõule, et tal oleks seda jõureservi liikumistel kasutada. Samuti sobivad sinna madala koormusega erinevad maandumised, keksid, pöiahüpped, et kõik sellised elementaarsed harjutused esialgu, et anda selle seda baas sisse. Aga üldjuhul hüppeaeglane madal, mis kõige paremini aitab, ongi jõudu. Treenida lihtsalt jõudu esialgu. See juba annab teatav eelis, et on lihtsalt võimsam. Kui nüüd hüpe on kiire, aga mitte kõrge, ta on suhteliselt terav, petab hästi, me näeme, et natukesest jõukomponendis jääb puudu, et kas ta korvi all jutumärkides laguneb ära või suurtel kiirustel peab kõrgele minema või tegema mingisuguse suurema sammu kuhugi, siis tal ei ole piisavalt seda jõukomponenti. Siis me võikski hakata kasutama näiteks juba tõkkehüppeid, mis on võib-olla enam populaarsemad. Et me teeme kõiki hüppeid, mis hõlmavad endast kõrgust. Sobivad kastile hüpped, sobivad erinevad tõkkehüpped, sobib see sama kontrastmeetod isegi, et kus ta teeb siis võib-olla mingi jõuharjutus ära ja sellele peale teeb hüppeid. Et me rõhume sellele jõukomponendile natukene rohkem. Ja viimane on siis hüppe on kõrge ja kiire. Me näeme, et sportlane oma võimetelt on juba sellisel tasemel, et võib-olla mängida siin koondise eest, mängida kusagil mujal või lihtsalt teistest on võimetelt peajagu üle. Siis see tähendab seda, et enam treenima ei peaks, vaid me saame hakata kasutama juba neid spetsiaalmeetodeid. Ja me saame kasutada näiteks kummilintidega vastupanu või aitavaid hüppeid, seesama kompleks- või kontrasttreeningmeetodit, ja me saame hakata erinevaid neid treeningmeetodeid eraldi treenima suuremal määral. Ehk meil on väga tugev jõupäev, meil on väga tugev pliomeetriapäev, ta koormustaluvus on võrdlemisi kõrge, kui ta on võimas, ja me saame hakata rohkem tähelepanu pöörama ja ta vajab juba mingil määral rohkem koormust. Kuidas üldse näha seda või kuidas siis rakendada tervel korvpallisatsil seda, ongi jällegi niisugune suhtlus erialatreeneritega. Treener ütleb teile, hüppetreenerite füsiodele, et kuule, mul poisid on suhteliselt võib-olla pigem kiired rünnakul üle välja jooksmisel kiirrünnakusse, aga kaitses ei liigu jalad, kaitses jäävad aeglaseks. Siis me teame võib-olla, et erinevad külgsuunalised liikumised tuua pliomeetriana rohkem sisse, siis nii suurtel kiirustel kui väikestel kiirustel. Või kui ütleb, et kaitses on suht väledad, jäävad igale poole küll ette, nii kui me hakkame üle välja jooksma, siis see kiirus ei ole veel võib-olla see,
või on mingi muu rünnaku osa, siis me teame, et me võib-olla paneme selle rõhu mingi 3 tsükli või siis 12 nädalal paneme suurema rõhu just mingitele muudele harjutustele, edasiliikumisharjutustele, kus me hüppame edasi, jookseme edasi, teeme samamoodi erinevaid siis treeningmeetodeid. Ehk niimoodi me saame siis tsüklite kaupa planeerida mingit pliomeetria treeninguid näiteks, et kuhu me paneme rõhu. Kuhu mina ise olen kõige rohkem rõhku pannud, ongi külgsuunalised liikumised. Et homme me vaatame neid natukene rohkem, et me räägime kiirusest, et see on võib-olla rohkem praktilisem või rohkem seotud juba korvpalliga, ehk pliomeetriat me otseselt ei saa nii hästi selle võib-olla korvpallitreeningusse koos sisse panna, aga ta on mingi osa korvpallitreeningust näiteks. Ehk vaatamegi, kuidas sisse tuua siis erinevad võib-olla need samad sektorid. Et kui meil ongi planeeritud näiteks üldkehalise ettevalmistuse treening siin saalis või mitte saalis ja lisaks on ka korvpall samal treeningpäeval. Kui me teame või oleme oma eriala või korvpallitreeneriga rääkinud, et täna saavad poisid väga palju vatti, treeningmaht on pigem kõrge. Ehk mahtu, jooksmist edasi-tagasi on palju, treeningu kestus on pigem pikk, ehk see maht on suur, aga me toome intensiivsuse alla. Et võib-olla on natukene rohkem 5-0 liikumisi, natukene rohkem taktikat, aga trenn ajaliselt on mahukas. Siis soendusel me võiksime kasutada sektor 1 ja võib-olla pliomeetria põhiosana siis sektor 2 või siis sektor 4, aga madala mahuga. Ehk ta vastaks siis enam-vähem sellele treeningule, mida korvpallis teeme. Me kohaneme alati vastassuunas. Ehk me ei saa olla samal ajal võib-olla maratonijooksjad ja sprinterid. Et me valime oma treeningu hüpped selliselt, mida võib-olla rohkem kajastab siis korvpallitreeningus. Ehk see sektor 1 oli see, kus me panime rõhku sellele jõule ja maandumistele, kõik oli väiksematel kiirustel ja korvpallis siis sama, et kõik on natukene väiksematel kiirustel, aga maht on selle võrra suurem. Põhiosa 2 siis täpselt sama. Nüüd, kui on vastupidi, et korvpallis me teeme täna pigem intensiivset treeningut, ehk on suurtel intensiivsustel, suurtel kiirustel, mängitakse võib-olla üle välja või poolel väljakul, võib-olla isegi 3-3, 4-4, 5-5, siis üke põhiosa võiks sellele samamoodi vastata, ehk pigem intensiivne. Kõik need pliomeetria harjutused on suuremate kiirustega, väiksemates kontaktaegadega ja võib-olla see jõurõhku nii palju ei ole suunatud sinna. Ehk me enam-vähem planeerime siis need üked selliselt, et kohanemine toimuks meie noorsportlastele samas suunas. Ehk me ei saagi vastassuunas kohaneda. Kui nüüd korvpallitreening on väga mahukas ja samamoodi ka väga intensiivne, kus meil võib-olla treening kestab 1,5, 2,5 tundi kosuosa, kus on edasi-tagasi jooksmist, üles välja 5-5 või ongi mingisugune mänguline treening, siis üke osa võiks olla ideaalis isegi treeningu lõpus. Aga seal enam mitte väga palju pliomeetria harjutusi sisse tuua, kuna me ei saa sellest kasu. Et võib-olla ainult maandumised ja võib-olla topispalliharjutus on okei, aga kõik, mis hõlmab kiirust, peale 2 tundi korvpallitreeningut me seda kätte ei saa. Ehk ka üke treening võib olla alati korvpallitreeningu lõpus ja üldjuhul see võib olla siis keskendunud näiteks kas kerelihastele või mingisuguse baasjõule. Et üldjuhul see baasjõulangus esineb vähem kui kiirus või võimsusel. Ehk seda treeningu lõppu on igati okei panna ja me panemegi suurema rõhu või prioriteedi sellele korvpallitreeningule, mitte siis selle ükele. Korvpallitreeningus mul on vaja värsket aju, värskeid jalgu, teeme selle ära ja siis liigume alles ükesse. Ja üke osa on kindlasti siis ajaliselt natukene võib-olla lühem, 20-30 minti, saab väga eduka baasharjutused läbi teha. Ehk need olid mõned mõtted nendesse harjutustesse, mis ma täna siin ette näitasin, ei pea nii palju võib-olla raamidesse jääma, neid harjutusi on võib-olla tuhandeid erinevaid, aga just illustreerimaks neid erinevaid suundasid, koormuseid, et kus võrdlemisi sarnane liikumine teha absoluutselt teiseks ja mõju on samamoodi teine. Küsimusi? Oli küsimusi kuskil? Jah. Puhtalt jõusaalitreeninguga või koos? Koos. Kindlat vastust sulle öelda ei saa, aga ma annan ikka mingisugused numbrid ja põhimõtted. Ehk kui meil on näiteks noortel üketreeninguid, ütleme 2-3 korda nädalas,
siis kindlasti üks treening võiks olla, mis on võimsusele suunatud, mis on siis nii plüomeetria läbi, topiste läbi või läbi hantite või kangide. Et mida värskemad on mul noorsportlased, kellel võib-olla mänge nii palju nädalavahetusel ei olnud, seda kiiremaid liigutusi ma teen. Et ma panen sellele kiiruskomponendile rohkem rõhku. Kui ma tean, et neil oli võib-olla nädalavahetusel mäng, mu ainuke normaalne aeg on arendada võimsust võib-olla nädala alguses, siis ma teen seda võimsust, kus ma pööran rõhku sellele jõukomponendile. Ehk näiteks hantitega rebimised, tõukamised, võib-olla kastile hüpped, et kõik, kus ei ole nii palju kiirust vaja kui võib-olla keharaskusega. Aga üldjuhul 2-3 korda nädalas ja see sõltubki siis mängude graafikust, eks see korvpall, nagu enamus kõik teame, on väga kaootiline. Et selleks ma kasutangi noortel ka seda sektoripõhist lähenemist. Et kui meil on väga mahukad korvpallitreeningud, väga intensiivsed, siis üke selle lähedal on jõule suunatud. Ehk see on üks üke. Kui meil võib-olla korvpallitreening on suurtel intensiivsustel, väiksema mahuga, siis ma kasutan võimsust. Kui mul korvpall on väga mahukas või siis ütleme siuke mahukas või standardne jõutreening, siis ma teen võib-olla teatud sportlastel rohkem lihasmassi või pikemaid korduseid. Kui korvpallitreening on sellel päeval või sellel päevade lähedal kerge, siis mina teen oma üke kerge. Et ma ei taha seda treeningu monotoonsust noortel näha. Ehk ma tean, et ma korvpallis väga ei vajuta, ma vajutan nüüd rängalt ükes, sest nädala lõikes see treeningu monotoonsus või stress kehal on ikkagi võrdlemisi lineaarne või sama. Me tahame, nagu enne ka Jukka ütles, et osad treeningud on intensiivsed, osad treeningud vähem intensiivsed, siis samamoodi peab olema üke ja üke võiks käia siis korvpallitreeningutega samas taktis, et tekiks selline mittemonotoonsus. Aga kusagil 2-3 jõutreeningut kasutan võimsust nii hüpete läbi kui ka läbi jõuharjutuste. Kas on veel küsimusi, mõtteid? Mingeid küsimusi mingite harjutuste kohta? Üldjuhul noortel kindlasti see plüomeetria on küll võib-olla selline huvitav, võib-olla lähenemine, aga ma endiselt leian, et see baasjõud noortel on esialgu võib-olla olulisem. Et kui me näeme, et neil on mingi baasjõud arendatud, siis me saame üha enam hakata seda plüomeetria harjutusi sisse tooma. Et osad uuringud on ka näidanud, et kui tehakse, kellel on baasjõu olemasolu noortel just, me räägime vanuses võib-olla 12-16, siis see kasuefekt suhteliselt on suurem läbi plüomeetria harjutuste sooritamise kui neil, kellel võib-olla seda baasjõudu ei ole. Ehk kui teil ongi võib-olla treeninggrupis väga erinevad taseme või jõunäitajatega võib-olla noorsportlased, siis paratamatult võib-olla üketreeningutes me peame need 2 lehti mingil määral lööma. Ehk mõned teevad võib-olla mõned kordused seeriad rohkem jõuharjutusi, mõned võib-olla plüomeetria harjutusi. Et me ei saa nagu ühe puuga otseselt neid lüüa. Me peame neid natukene kuidagi jagama. Et seda kõigile individuaalset plaani anda, igale vanusegrupile on võrdlemisi keerukas, aga kuidagi me neid jagada võiksime või anda vähemalt treeningu siseselt natukene rohkem siis suunda kätte. Jah. Et neid alakehale plüomeetrial mahtu loetakse üldjuhul nende kontaktarvude järgi, mida sa maapinnal olid, need on väga ümmargused numbrid. Et seal on plüomeetria harjutuste, kui on öeldud näiteks 100 hüpet on võib-olla optimaalne, siis millisele plüomeetria harjutusele see täpselt mõeldud on. Et ma loen kontaktaegu, aga ma vaatangi neid selliselt läbi erinevate sektorite. Et hüppenööriga võib-olla 50 hüpet väga väike koormus, võib-olla kastilt alla, kastile peale 50 hüpet on juba suur koormus. Ehk üldjuhul, mida suuremate koormustega on need plüomeetria harjutused, seda väiksem see hüpete arv on. Üldjuhul ma läbi üle 50 hüppetreeningul või treeningnädalal seal sektor 4 ei lähegi. Kui on need soendusharjutused, siis seal ma väga palju kordusi ei tule, ma ei suuda lugeda, mitu pöiahüpet keegi teeb näiteks. Ehk seal võib see hüpete arv nädalas olla ligi 300-400 isegi.
ja need sektor 2.1, et see jääb sinna vahepeale. Et ma pigem vaatan seeriate arvu, endal on lihtsalt lihtsam. Veel küsimusi? Tundub, et ei ole. Toome vaatame siis selle kiirusliku vastupidavuse, et see kiirusel on sama, pliomeetrial on siis selle samale kiirusele väga suur ülekandeefekt samuti olemas, et teatud elemendid ei ole samad, aga me saame siis nendes samades pliomeetriharjutustes, mis me täna vaatasime, rakendada samm edasi ja minna siis võib-olla jooksuharjutustele, kas siis pallita või palliga. Et need me vaatame ka siis homme täpsemalt läbi. Kui küsimusi ei ole, siis aitäh teile, et hüppasite, põrkasite. Ja aitäh kuulamast, minu poolt siis tänaseks kõik.